1789. aastal alanud Prantsuse revolutsioon tõi kaasa murrangu paljudes eluvaldkondades, sealhulgas sõjanduses. Vabariigi väljakuulutamisega naaberriikide monarhiaid vihastanud Prantsusmaa pidi hakkama ennast kaitsma revolutsioonisõdades, mis läksid üle vallutussõdadeks. Seni olid armeed koosnenud peamiselt sõja puhkemisel värvatud eriseisusest vabatahtlikest, kel puudus igasugune sõjaline ettevalmistus, rääkimata korralikust varustusest. Revolutsioon oli seisusliku ühiskonnakorralduse minema pühkinud ning asendanud selle vabade ja võrdsete kodanike riigiga. See tähendas, et kõik kodanikud pidid olema valmis ka oma riiki kaitsma. Seetõttu kehtestati kõigile vallalistele meestele vanuses 18–25 aastat kohustus teenida teatud aeg sõjaväes. Kui sõda läbi sai, jäi teenistusse ainult väike hulk tegevväelasi, täpselt nagu tänapäeval. Sõjaohu korral sai aga varem välja õpetatud mehed tagasi teenistusse kutsuda. Nii oli võimalik moodustada enneolematult suur armee. Et Prantsuse massiarmeele vastu saada, pidid ka teised riigid ajateenistuse põhimõtte kasutusele võtma. Pärast iseseisvuse väljakuulutamist pidid ka eestlased oma riiki kohe relvaga kaitsma hakkama. Eesti sõjavägi sündis vabadussõjas, kus rahvaväes võitlesid koos erinevad põlvkonnad. Teiste arenenud riikide eeskujul võttis Eesti kasutusele meessoost kodanikele kohustusliku ajateenistuse süsteemi. Ajateenistuse läbi teinud mehed arvati reservi ja neid võis Eestit ähvardava sõjalise ohu korral iga kell teenistusse tagasi kutsuda. Samuti tuli neil ajateenistuses õpitu värskendamiseks aeg-ajalt käia reservõppustel, täpselt nagu tänapäeval. Teine maailmasõda tegi Eesti oma väele lõpu. Eestlased pidid terve pool sajandi teenima võõras väes ja kandma võõrast vormi. Niipea, kui Eestil õnnestus iseseisvust taastada, tuli hakata mõtlema ka oma riigi kaitsmisele. Eeskujuks võeti sõjaeelne süsteem ning kehtestati üldine kaitseväeteenistuse kohustus. Riigikaitse tuli üles ehitada nullist. Polnud inimesi, relvi ega muud varustust. Tähtsaim riigikaitse ressurss on aga kaitsetahe ja seda on eestlastel alati jätkunud. Mis siis, et vormidki polnud algul kõigil meestel ühesugused. Esimesed noormehed alustasid ajateenistust 1992. aastal. Eestis on ajateenistuse läbimine kohustuslik noormeestele vanuses 18–27 aastat ja vabatahtlik sama vanadele neidudele. Seega saab igaüks ise otsustada, kas täidab oma kodanikukohuse Eesti Vabariigi ees kohe pärast gümnaasiumi lõppu või eelistab kõigepealt edasi õppida. Ajateenistus on nagu kool, kus on õppeained, erialad ja kursused. 8 või 11 kuud teenistust käivad kindla õppekava ja tunniplaani alusel. Kõigile on ühine baaskursus, kus õpitakse üksikvõitleja põhioskusi ja teadmisi, nagu relva käsitsemine, topograafia, esmaabi, liikumine maastikul, tehakse füüsilist trenni. Kursus lõpeb teadmiste kontrolliga. Edasi jagunevad ajateenijad erialakursustele vastavalt nende sõjaaja ametikohtadele, näiteks kuulipildur, parameedik, sõidukijuht, sidespetsialist, sõjaväepolitseinik. Osa ajateenijaid saab pärast baaskursuse läbimist võimaluse õppida edasi meeskonna või jaoülemaks ja juhtida kuni 10 võitlejat. Mitmed õpivad edasi reservrühma ülemaks ja saavad ohvitseri, lipniku auastme
ja oskavad juhtida kuni 40 kaitseväelasest koosnevat rühma. Erialakursusele järgneb allüksuse kursus. Õpitakse tegutsema jao, rühma, kompanii ja pataljoni koosseisus ning harjutatakse koostööd teiste relvaüksustega. Kõlab intensiivselt, aga vahepeal saab muidugi ikka koju käima ka. Ajateenistus lõpeb igal aastal õppusega Kevadtorm või Siil, kus matkitakse sõjaolukorda, et kõike õpitut praktikas järele proovida. Iga võitleja peab teadma oma kohta ja ülesannet, sest eesmärk on harjutada tegutsemist pataljonidena brigaadi koosseisus. Tuhanded ajateenijad, tegevväelased, reservväelased ja meie NATO liitlased tegemas koostööd ühtse eesmärgi nimel. Aasta läheb lennates. Kui Kevadtorm läbi, riputab enamik võitlejaid vormi varna ja läheb suve nautima. Leidub neidki, kes otsustavad siduda oma edasised tegevused kaitseväega ja astuvad tegevteenistusse. Igal juhul on kodaniku kohus täidetud, omandatud hulk teadmisi ja oskusi, millest nii mõnigi on kasulik ka tsiviilelus ja kõige tähtsam on saadud hindamatu elukogemus ning loodetavasti sõbrad kogu eluks. Ajateenijast on saanud reservväelane. Ajateenistusele järgneb reservteenistus. Reservis ollakse kuni 60. eluaastani. Aeg-ajalt saabub kutseõppe kogunemisele, et ajateenistuses omandatud teadmisi ja oskusi värskena hoida. Reservväelane saab tutvuda uue varustusega ja näha vanu võitluskaaslasi. Kaitsevägi aga testida reservväe toimimist. Õppused tagavad, et õpitu ei lähe rooste ja sõjaohu korral saab kiiresti kokku kutsuda tugeva armee. Oma kodu peab igaüks olema valmis eelkõige ise kaitsma.